Me saame tänases saates rääkida kindlustusfirmaga tegelikult kahest väga toredast, aga huvitavast juhtumist, mis seotud autovargusega. Nimelt meil ei ole tihtipeale väga palju selliseid näiteid välja tuua, kus reaalselt on tulnud vargad, auto ära varastanud ja hiljem on auto kätte saadud. Täna me saame rääkida lausa mitmest ja üks nendest on siin viimasel ajal ka päris palju kõmu tekitanud. Üks Porsche Panamera, mis tegelikult leiti ka päris kõva töö tulemusel. Just, et täpselt niimoodi, et siin hiljaaegu üks Panamera varastati ja koostöös Eesti ja Läti politsei ning G4S-iga suutsime selle sõiduki tabada Läti Vabariigist. Mis see lugu teie jaoks tähendab, kui inimene helistab, et sõbrad, mu auto on kadunud, mis protsess käima hakkab? Väga kiire jälitusprotsess hakkab käima, et mida varem meid sellest sõiduki vargusest teavitatakse, seda suurem on tõenäosus, et me reaalselt ka selle sõiduki tabame, sest hiljaaegu juba viimastel aastatel on käivitunud muster, et tegelikult kõik sõidukid, mis Eestist varastatakse, enamus neist läheb Läti ja Leedu kaudu, kas nad jäävad siis vahepeatusena sinna või liiguvad edasi kaugemale kusagile endisesse idabloki riikidesse, Kasahstani või jumal teab kuhu kohta. Ja mida kiiremini me sellest infost teada saame, seda suurem võimalus on meil enda operatiivtegevuse ja jälitustegevusega tabata need sõidukid veel sellistes riikides, kus on võimalik need reaalselt kätte saada ilma suuremaid kahjusid omamata. No televaataja näeb praegu pilti ka, et see auto tegelikult oli ikkagi räsidega saanud. Just, et oli päris tõsiselt sisu oli tal kannatada saanud, et hetkel on meil olemas ka taastusremondi kalkulatsioon, see on umbes 22 000 eurot maksev ja selle kindlustus korvab. Sellised juhtumid teie jaoks on kui tavapärased või kui erilised? Meie jaoks on ta õnneks veel suhteliselt harva esinev nähtus, et näiteks 2016. aastal oli meil 9 sellist analoogset sõiduki vargust ja enamus nendest vargustest toimusid just kallimate sõidukitega. Samas tahaksin televaatajatele südamele ja tähelepanu poole panna, et meil on info ka meie vennas vabariigist Lätist, kus siis Läti PZU-s on selle aasta 2 esimese kuuga toimunud juba ei rohkem ega vähem kui 27 sõiduki vargust. Ja kui vaadata veel Läti varguseid lähemalt, siis seal ei lähe enam kaubaks kallimad luksmaasturid ala X5 või Range Rover või muud sarnased sõidukid, vaid varastatakse juba ka täiesti tavalisi igapäevas tänapäeval liikluses kasutusel olevaid sõidukeid, kõike neid, millel on võtmeta käivitus, et seal on päris populaarsed sõidukid, Honda Civicud, Audi A4-d, Volkswagen Golfid ja kõik sellised väiksemad autod, mida on väga lihtne varastada ja hiljem ka realiseerida. Me oleme tegelikult nii meie saates kui ka teised meediakanalid on rääkinud sellest, kuidas ennast kaitsta, kui on autol võtmeta käivitus ja tegelikult need on küll naljakad soovitused, aga tegelikult täitsa õiged, et hakkame fooliumit kasutama. Just, et põhimõtteliselt kas just fooliumit, aga kõik need autod on varastatud meie andmetel niimoodi, et võimendatakse lihtsalt seda võtmeta käivituse puhul võtmesignaali. See tähendab siis seda, et sõiduki kasutaja on jätnud sõiduki võtmed näiteks korteri või maja ukse taha, pätt tuleb ukse taha, võtab seadme, mis seda signaali võimendab ja see seade juba peegeldab selle signaali autoni ja edasi ei ole autos rohkem midagi, kui vajutada nuppu, teha uksed lahti ja sõita minema, et siit kohalt nagu soe soovitus, et kui võtmesignaal on peidetud, näiteks võti on pandud tugevasse raudkarpi või fooliumiga vooderdatud karpid, siis sellisel juhul on see tõenäosus, et seda autot varastada saab oluliselt väiksem. Üks näide, mida me televaatajana saame tuua, on tegelikult ju veel pildid möödunud aastal varastesaagiks langenud Range Roverist, mis ka saadi kätte. Just, et see vargus toimus Leedu Vabariigis ja seal oli sõidukile paigaldatud ka jälgimisseade, Sherlocki nimeline ja sõiduki kasutaja sai sellest vargusest teada juba läbi politsei, kui Sherlock oli politseid informeerinud, et sõidukiga toimuvad kahtlased liigutused ja rohkemat ei olnudki muud midagi, kui sõiduki kasutaja pärast läks juba siis varastatud sõidukile politseisse järgi, et tema sai juba vargusest teada enne seda, kui ta välja läks ja avastas, et autot enam ei olegi seal, kuhu ta auto parkis. Kas vastab tõele, et see auto uks avati konservi avajaga? Kas just konservi avajaga või mingi noa või mõne muu säärase terava esemega on seda ust sealt avatud ja selle ukse kaudu sisenetud, et seda on ka piltidelt näha ja kui neid pilte vaadata, siis vargad on tegutsenud päris kiiresti ja päris robustselt üritades võimalikult kiiresti sõiduk siis käima panna ja sellega siis sündmuskohalt lahkuda.